Esimene peatükk, võõras. Kevad 1625 Eestimaal, Rüksee metsas, Wittgensteini ehk Paide kandis. Karge hommik sundis villast rätti eest koomale tõmbama. Käed olid külmast sinakaks tõmbunud ja hingeõhk auras. Päike piilus läbi puude, heites erekuldseid vihke pruuniks pleekinud narmendavale seelikule ja räti alt rippuvatele heledatele juustele. Grett pidi kiirustama, mõis ootas. Punutud korvis hõlma all olid värsked võrsed. Korvi täis oli läinud juba eile tamme tugeva tallu hoiule. Täna tuli aga kõik mõisa ära viia. See oli Gretil esimene kord üksipäini mõisa minna. Varem oli ta alati raparepese seltsis käinud. Tärkava roheluse keskel võis tunda kevadise metsa pulbitsevat hõngu. Niiske mulla all voolas tuksuva maa soontes vesi, mis inimkõrvale kuuldamatu vulinaga varsti vabadusse ihkas murda. Grett hakkas ümisema raparepese käest kuuldud viisijuppi, millele ta sõnu juurde oli mõelnud. Kullakarva paikene, kevadpäikene, paita soo, paista silma ka, kaugele kuma, südame suve, saju pilve pühiteelt, kibeda võta meelelt, soenda nahka, sooja tee, soenda südant, armsake. Vaikselt ümisedes jõudis Grett vana puust silla juurde. Kunagi ammustel aegadel oli sild siia ehitatud mõisa kariloomade rammusamale vainule ajamiseks. Karjamaa oli aga juba aastate eest kinni kasvanud. Sild sootuks unustatud. Kuigi pehkinud, jõudis see ikka veel suuremate loomade raskust kanda. Loomi aga sattus sillale harva. Unustusse vajunud sild ühendas nüüd üksnes Greti ilma suuremaga. Kuid täna oli miskit valesti. Sillal oli võõras. Algul seisis mees seljaga, kuid kuulnud Greti samme, keeras end ümber ja jäi tüdrukut vahtima. Mehel oli üll tume kuub, mille alt paistis hallikas särk, jalas pruunid põlvpüksid ja nahksed saapad. Ojas oli käidud joomas. Võõra nägu, käised ja särgikaelus olid eest märjad. Tumedate kulmude alune pilk valvas. Seda nähes lõi Grett kiirelt silmad maha. Meeste rahvastele silma passimine tõi üksnes halba. Seda teadis iga neiu. Hirmu kõhelust maha surudes otsustas Grett siiski võõrast mööduda. Peand kinni, käskis mees ja astus Greti ette nõnda, et neiu vaatevälja ei paistnud miskit rohkemat kui märg kaelus ja must kuub. Grett ei soovinud võõra mehega mitte kuidagi kokku puutuda. Ta põikas eemale ja pomises. Põle aiga! Jõuaks Grett nüüd vaid tagasi metsarüppe. Kuid lootus varises põrmu hetkel, kui tugevad käed temast selja tagant kinni haarasid ja raske kämmal karjumist ennetavalt suu sulges. Selg surutud vastu võõra keha, käed valusalt vangistuses, tassiti Gretti koos korviga nagu puupakku silla alusesse võssa. Pöörane hirm halvas Greti meeled. Ta aimas, mida kohutavat hakkab temaga nüüd juhtuma. Täie jõuga võitles tüdruk vastu, püüdis röökida,
kuid rinnus jõudu koguvad karjed summutati ögisevateks kõõksatusteks. Sisemus kisendas, kuid keha oli tugevama suhtes abitu. Jalgadega tagus ta mehe omi, see oli ainus, mida ta teha sai. Randmed olid võõra kätes vangis, sõrmed ei ulatunud kuidagi vööle peidetud noani ja meest ei morjendanud Greti ükski püüdlus ennast vabaks kiskuda. Silla varju jõudnud ähvardas võõras talle vaikselt kõrva. Ole vagusi, kui meid tabatakse, sureme mõlemad. Vannun ei tee sulle haiget. Gret mõistis, et enda vabastamiseks tuli kasutada kavalust ja vastupanuks jõudu koguda. Võõra lubadused polnud miskit väärt ja rumal oli inimene, kes noid uskuda võttis. Just sel hetkel, kui Gret kavatses küüned jõuga mehe käsivarde suruda ja ennast lõplikult vabaks rappida, kostsid sillalt hääled. Mehed, kes rääkisid võõras keeles ja hobuste rasked sammud. Gret ehmus. Nootsinased poolased. Nende imeliku keele tundis Gret ära. Mida poolased siit otsivad? Tulevad mõisa rüüstama. Otsivad Greti vangistajat. Gret taipas, et läheks pigem vastamisi ühe maarahva keelt kõneleva võõra mehe kui Poola sõjameeste jõuguga. Võõralt ei tulnud enam sõnagi, ent tema suu oli endiselt Greti kõrva ääres ja keha hingas Greti vastas. Kaela juures väreles õhk. Võõras hingas tema lõhna, niisket turvast, kuivanud huulheina, sookailu ja leesuitsu. Wittgenstein nie jest daleko stąd. Wittgenstein ei ole kaugel, öeldi sillalt. Pehkinud puidulaaste ühes ohtra liivapuruga sadas Gretile ja tema vangistajale lakkamatult kaela, kui poolakad hobused slepis silda ületasid. Pinevalt kulus aega, kuniks Poola sõjameeste hääled olid metsast kadunud. Aga võõras Greti selja taga ei paistnud kavatsevat end liigutada. Mehe rind hingas ühtlases rütmis, haaret lõdvendamata. Hirm halvas uue hooga Greti meeled. Sisemus kiskus õõnde, keha tõmbus kangeks, käed rusikasse, lootusetud hirmu ja vihapisarad hakkasid mööda neiu põski ja võõra sõrmi alla voolama. Ta teadis, mis tulemas oli. Võõras võtab ta vägisi, lööb, kuni Gret enam vastu ei hakka ja saab siis oma jälgi tahtmise. Ei, Gret ei lase oma keha enam kellelgi teotada, ennemini sureb. Kuid kuulanud veel viivulindude kädinat ja oja vulinat, sosistas võõras lõpuks Gretile. Kui sa karjuma ei hakka ja jooksu ei pane, lasen sul nüüd rahus minna. Gret noogutas, nii palju kui see raudses haardes võimalik oli. Võõras tõstis ettevaatlikult käe Greti muljutud suult ja lasi ta lahti. Gret ahmis õhku, sest oli kogu kinnihoidmise aja ainult häda pärast hingata saanud. Ta pilk võbeles võõra poole, kes parasjagu kätt pükste vastu puhtaks nühkis. Ja siis pani Gret jooksu. Vaid loetud sammud jõudis tüdruk teha, enne kui ta oja äärde maha paisati, leherisu ja pori sisse pikali, võõras temale otsa. Kuhu sul kiire hakkas, ah? Lubasin, et lasen niisamuti minna. Kas kuuled? Hingeldas võõras tema selja taga. Kuula ära! Surus ta Greti rabelevat keha vastu maad. Nuga välkus kärmelt kehade vahel.
Sa kurivaim, kargas vihane mees eemale. Seejärel väänas ta Greti käe järsult tagurpidi. Tera kukkus heleda karjatuse saatel oja kaldale porri. Võõra särk oli varrukast lõhki, nahk marraskil ja ta vidukil silmad uurisid Gretti. Kaegus metsaneiust sai nõiamoor, kes küünistab kui sõge loom. Häälest kostis õelust, kui ta neiu uuesti vangistusse haaras. Grett aga viskas öeldud sõnade peale oma keha vibusse ja rabeleski vastu, nagu püünisesse sattunud meeletu loom. Kurjam kuula, lasen su vabaks, nagu lubasin. Kõnele minuga, ütle mulle. Võõras pidi puikleva Greti käed pea kohale vangistama, sest need võitlesid enda liiga osavalt vabaks. Kõnelda on ainult tarvis. Neiu ei allunud ühelegi sõnale, vaid perutas päris metsiku hobusena takka üles, et meest enda pealt ära lükata. Viimaks püüdis võõras jalgadega neiu omad leidlikult ja täielikult enda alla lõksu. Kas nüüd hakkame vestlema? Rahuned ja kuulad, mis mul öelda on? Küsis võõras imelikult naeruse häälega. Väsinud vastupanust ja kuuldes võõra hääles ootamatut lõbusust, jäi Grett hämmeldunult paigale. Pilk liikus vangistaja näole. Habetunud lõua, sirge nina, kõrge lauba ja tumedate puhmas kulmudega nägu oli Gretist aastatelt ees, kuid üksnes nii palju, et oleks võinud talle vanemaks vennaks olla. Mehe juuksed langesid kõrvadeni. Taevasina värvi silmade ümber olid tähnid. Grett ei osanud arvata, kes too võõras oli. Maarahva moodi ta polnud. Ühelegi talumehele ei sarnanenud, aga siinkandi saksade hulka ei võinud ta samuti kuuluda. Oli too Poola sõjamees, nagu teised möödujad. Greti heledad salkusjuuksed olid laiali pillutud kõdunenud lehtede ja samblarisusse. Silmad, mille iirised olid erinevat tooni, paremas rohekas pruun, pahemas hallikas sinine, helkisid ühtemoodi vesiselt. Paled õhetasid äsjasest võitlusest punaselt ja rind kerkis ebaühtlaste hingetõmmete peale. Võõra lõug tuksatas vastusena vaatepildile tema ees. Käsi tõusis, et pilgule järgneda, aga tüdruku hoiatav, hirmunud loomale omane pilk hoidis käe langemast. Tüdruk, oled kenam, kui sulle hea on, aga ma ei puutu sinusse, nagu vandusin, ja sa ei pea mind kartma. Kõnele, kuhu jääb Rükse, kuhu jääb Wittgenstein, kust võiks leida ulualust liigse pärimiseta. Greti pilk libises rebitud haavale käsivarrel, mis asus tema silmade kõrgusel ja liikus siis tagasi võõra silmadesse. Miski tolles pilgus mõjus. Imelik teadmine tuli pähe, mis andis nõuks mehe sõnu uskuda. Vähemalt hetkeks. Suurelt teelt keerab pisem õhtupäikese suunda. Toda mööda saab Rooksele. Paide jääb põhja. Säält peaks sööma ja saama ja kõhutäidet. Vastas Grett ja palus siis kenasti. Hää teeline, lase mul vaesel nüüd oma teid minna. Proovides enda härdaks tegemise kaudu ka vangistajat mõjutada. Lasen, nagu lubasin. Kohe, kui ütled veel, kes sa selline oled ja kust sa siia tulid. Võõra süvenenud pilk peatus uuesti Greti näol ja juustel, justkui neid endale meelde talletades.
Mu lihtne tüdruk, mis too loeb, kes ma olen? Grett ei tahtnud rohkemat reeta. Jõllitamine muutus talumatuks. Kes soo ise oled, et meid käsed? Nähvas Grett vihaselt ja pigistas huuled sakiliseks kriipsuks kokku. Ei suutnud hoida ta oma sõnu vaos. Võõra kulmud tõmbusid omakorda üllatusest kipra. Mees kordas küsimust, nagu poleks ta Gretti öeldut üldse kuulnud. Kas vastad mulle ja lasen su tagasi teele või püherdame siin maas edasi? Pisukese aelemise vastu pole mul õieti midagi. Võõra häälde oli tekkinud pilkav toon. Mari, valetas Grett kärmelt, et mehe mõtete suunda koheselt muuta. Mari, kordas võõras kahtlusega. Nimi on Mari, Kollo külast, keerutas neiu. Nägu lõi valest aina rohkem lõkkendama. Olgugi, et valetamine oli elus püsimiseks sageli vajalik. Luisata sa ei mõista, arvas mees ja pigistas Gretti käsi tugevamini pea kohale. Kõnele parem tõtt, käskis ta. Nimi on Mari ja moo rõokselt. Mis must kiskuda? Jätta ometi mu vaene keha ja hing rahule, hüüatas Grett õnnetult. Metsamari, jäta meelde, et täna pole sa sillal ühtki hingelist näinud. Kui keelt kannad, saab sulle karistuseks surm. Kahju oleks lasta nõnda noorel ilusal tüdrukul surra. Pea meeles ka, et kui mulle luiskasid, saan ma sest peagi teada ja otsin su üles kui verekoer. Siis aga pole ma sinuga enam sugugi nõnda lahke kui praegu. Kas kuuled? Ühmas võõras, otsides vastust puikleva Gretti silmadest. Võõra pilk tungis nõnda sügavale, justkui loeks ta Gretti silmist salamõtteid ja valesid. Justkui vana vägi ise oleks võõra silmisse pugenud. Grett neelatas, pööras pilgu kõrvale ja lõpuks noogutas. Võõras vabastas vastuseks Gretti käed haardest ja ajas end neiu pealt jalgele. Seejärel tõmbas kiire liigutusega Gretigi püsti. Nüüd ei julenud Grett enam jooksu pista. Ta pühkis määrdunud riided ojaäärsest sopast ja risust puhtamaks. Mees tõi silla alt põõsast tema pajuvitstest korvi ja piilus uudis himulikult sinna sisse. Nood on mõisa, pomises Grett kaitsvalt. Mees vidutas silmi, sirutas aeglaselt käe ja võttis Gretti sagris juustest kuivanud lehe. Puudutus oli ootamatult õrn. See oli kui veevirve. Gretti kuklakarvad tõusid tardunult üles. Jahmunult vaatas ta puruks pudisevat puulehte mehe käes ja võõra nägu. Pilk jäi pilku kinni. Kas vannud, et ei räägi, Mari? Näost leekivalt punaseks muutunud Grett arvas, et võõras on tema peale sõnad lugenud, sest ta sosistas vastu. Luban. Nad silmitsesid teineteist veel viivuks, siis pahvatas Grett. Jää hüvaste. Ja tõttas minema nii kiirelt, kui jalad kantsid, oma enda südametuksed valjult kõrvus peksmas. Hüvasti, Metsamari. Võõra suunurk kerkis, kuniks ta jälgis, kuidas neiu puude vahele kadus, raputas siis pead ja astus teist teed.